tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid suvist järjejuttu aastal 2025. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Meie sellesuvine suur järjejutt jõuab teieni 4 järjestikusel pühapäeval. Autoriks on mees, kelle sulest on juba meie kuulajate kõrvedeni jõudnud jutud Verepulm Vaksalis, Maomehe surm ja Veenuse sünd. Eelmisel aastal andis ta kirjastuse Lummur kaasabil välja oma esimese 4 varem avaldamata lühiromaani sisaldava kogumiku Must vend, millest meie täna algav jutt pärinebki. Niisiis, me alustame. Mina ja Aiki Öövel loeme teile esimese osa Jaagup Mahkra õudusromaanist Matilda. Kari tundis linde. Linde oli palju erinevaid. Nad käratsesid päevade läbi puuvõrades ja neid oli väga raske kinni püüda. Kuid nad ehitasid ka pesi ja munesid sinna mune, mis oli karjaliikmete üks lemmiktoite. Seetõttu olid linnud head. Oli üks lind, suurim kõigist, keda oli kuulda üliharva ja näha veel harvemini, sest selleks tuli ronida mõne kõrge puulatva. Suur lind lendas metsa kohal taevas ja tema hääl oli kole ja nõnda vali, et summutas kõik muud hääled. Keegi karjast polnud suurt lindu kunagi oksale laskumas ega pesa ehitamas näinud. Ühel päeval andis suur lind oma tulekust taas mürinaga märku. Karja noorukid ronisid seepeale kähku puude otsa, sest mitmele neist oli see üldse esimene kord suurt lindu näha. Suur lind tuli päikesetõusu poolt ja selle sabast tuli suitsu. Noorukid kriiskasid jahmunult, sest suur lind hakkas laskuma. Kogu mets kuulis, kuidas suur lind puude raginal metsa vahele maandus ja seal vait jäi. Karja alfaisane, kellele oli tema teadmata antud nimeks Rusty, kutsus kõik endaga kaasa. Suur lind tähendas suurt söömaaega. Metsa all leviv terav suitsuhais oli vastik, aga juhatas Karja kergesti suure linnu maandumispaika. Kari vahtis langenud olevust hämminguga, sest lähedalt ei meenutanud see ühtegi tuntud lindu. Rusty puudutas suure linnu murtud tiiba ja tõmbas käe haugatuse saatel tagasi, sest linnu nahk oli mitte suline, vaid kõva ja sile nagu kivi. Hammas sellele ei hakanud. Suure linnu purustatud kolpa uurides said mõned Karja ärksamad liikmed aru, mis juhtunud oli. Paistis, et suur lind oli neelanud 2 inimest ning need olid talle kurku kinni jäänud. Kari oli näljane ja Rusty lohistas inimesed kolba seest välja. Kui suurt lindu süüa ei saa, käib teistsugune liha ka, ehkki Kari polnud kunagi inimest söönud. Rusty hakkas inimesest tükke kiskuma ja liha jagama. Inimene maitses üsna nagu iga teine loom. Sellal, kui Kari sooja ja rasvase inimlihaga maiustas, jäi üks selle liikmetest pidusöögist kõrvale. Noor emane Tiina oli kaotanud hiljaaegu oma lapse ja kurbus tema hinges oli alles värske. Võib-olla sellepärast jäi talle suure linnu kõhus silma miski, mida Rusty polnud märganud.
Tiina ema instinkt ärkas ja ta sai aru, et see pole miski, vaid keegi. See nõudis süüa, see nõudis ema ja Tiina sai sellest aru. Selle keha oli valge ja paljas, mitte ilusa musta karvaga kaetud nagu tema kadunud pisikesel, kuid Tiinat see ei häirinud. Ta kiunatas õnnelikult ja haaras leidlapse oma karvaste kämmalde vahele. Ja nii juhtus, et Matilda oli leidnud omale uue ema. Henrik Pärnale tundus, nagu oleks ta istunud 3 tundi kõrv vastu töötavat mootorratast. See oli tema elu näruseim õhureis. Kabiinis olid kõrvaklapid olemas, aga nende muffid olid olematuks kulunud. Klapid soonisid valusalt vastu pead ja pigem võimendasid, kui summutasid müra ja vibratsiooni. Lennuki üldist seisukorda vaadates polnud erilist mõtet ka paremaid klappe küsida. Üks pilootidest pööras pea Pärna poole ja karjus prantsuse keeles, et hakatakse maanduma. Aknast ei paistnud midagi peale vihmametsa lõputu roheluse ja valgete udulaamade. Kusagil seal all asus Kilali metsaks kutsutav ala, kus elasid šimpansid ja mis pidi mõned kuud ka Pärna koduks olema. Aeg-ajalt katkestas rohelust mõni jõeke või põllulapp, kuid midagi lennuvälja taolist ei paistnud. Kuhu nad siin õigupoolest maanduvad? Cessna 172 oli küll väike lennuk, aga päris metsarajale ei maandunud seegi. Küll piloodid teavad, otsustas Pärn. Olgu maandumine ükskõik milline, vähemasti tähendab see müra lõppu. Ei kusagilt hakkas sadama tihedat vihma ja puhuma tugev külgtuul, mis laskuvat lennukit siia-sinna pillutas. Lennuk värises ja vappus ning läbi esiklaasi oli näha üksnes vihma. Pärn püüdis kähku mõnd palvet meelde tuletada, kuid jäi sellega hiljaks. Juba tõusid puude ladvad lennuki akendest kõrgemale ja pärast viimast ränka raputust olidki nad maapinnal. Samal hetkel lõppes ka vihm. Maandumisraja kõrval oli kütusetsistern ja veidi eemal mingi hoone. Hoonel oli õlgkatus, puitsõrestikule kantud porist tehtud seinad ja väikesed trellitatud aknad. Hoone ainus vastupidav element näis olevat uks, mille kohale oli keegi punase värviga maalinud sõna butiik. Pärn avas ukse ja astus sisse, kuid tänu tuba täitvale tossule ei näinud ta esialgu midagi. Kui kusagilt suitsu seest kostis arusaamatu prantsuskeelne lause, märkas ta vastasseinas pikka puust letti ja küünarnukkidele toetuvat vanameest, kel oli suunurgas sigaret. Es-tu venu voir le singe? Küsis vanamees uuesti, võttes seekord sigareti suust. Pärn kordas kuuldut pominal, kuni tema vilets prantsuse keele oskus sellest jagu sai. Oui, le singe, hüüatas ta ning küsis, Madame Schmidt. Vanamees noogutas ja käskis Pärnal võtta ploki suuri veepudeleid. Sääraste plokkide virnad täitsid suure osa toast. Siis läksid nad õue ja vanamees lukustas ukse. Pärn ootas, kuni vanamees lennukit tankivatelt pilootidelt kütuseraha kätte sai ja kuuri alt mopeedi välja tõi. Mopeed tundus iidne, aga vähemalt ei olnud see puust tehtud. Linnas nähtud tšukudud olid Pärnale kustumatu mulje jätnud. Kui Pärn oleks pidanud valima areneva maailma iseloomustamiseks mingi eseme, oleks see olnud just niisugune päevi näinud Honda mopeed. Selle otsa mahtusid nii vanamees kui ka vesi
ja Pärn oma suure seljakotiga. Valju põrina ja terava bensiinivingu saatel suundusid nad mopeedil metsarajale. Džungel haaras nad kohe oma niiskesse embusse. Iga leht ja oks tilkus kastest. Metsaalune oli nagu katedraali võlvsaal. Sammasteks olid hiigelpuude 50-meetrised tüved ja laeks nende võrad. Hämar oli seal ka, just nagu katedraalis. Tee oli konarlik ja Pärn tundis mitu korda, et lendab kohe istmelt maha, ent seda ei juhtunud. Ta otsustas, et Jumal ei laseks tal elada üle toda kohutavat õhureisi ainult selleks, et ta tund aega hiljem metsarajal tappa. Ning ta usaldas end lakkamatult suitsetava vanamehe hoolde. Kui poleks olnud mopeedi jälitavat sääseparve ja masina müra, mis kõik metsahääled summutas, oleks Pärn võinud sõitu isegi nautida. See tõi talle meelde Venezuela, samasuguse lõhnava ja lopsaka taimestiku ning öise sõidu samasugusel masinal mööda käänulisi mägiteid. Sõit lõppes lagendikul rohelise merekonteinerite virna meenutava hoone juures. Kuidas see sinna keset džunglit saanud oli? Hoone uks oli lukus ja koputusele ei vastanud keegi. Selle aknad olid kaetud metallist luukidega ning üksnes katuserääste all undav konditsioneer andis märku, et siin elas keegi. Vanamees käskis Pärnal paigal püsida ja oodata ning sõitis minema. Pärn kuulas, kuidas mopeed kaugenes ja džungli hääled selle varjust välja ilmusid. Konditsioneer undas korralikult, pidades igavest võitlust troopilise leitsakuga, kuid linnud karjusid konditsioneerist hõlpsasti üle. Puuokstel käratsesid pärdikud, õhus põrisesid mutuka maailma loendamatud esindajad. Aeg-ajalt kostis kauget kräunumist. Leopard, mõtles Pärn ärevalt, kuid ühtki leopardi ei ilmunud. Pärn tegi tiiru ümber hoone. Hoone taga oli välikäimla tugevast plastmassist portapotiga, mis oli hoitud piinlikult puhtana. Hoone taga oli ka generaator, kuid see ei töötanud. Konditsioneeri toitsid päikesepaneelid. Paneelid olid asetatud kõrge terasmasti otsa, kus ümbritsevad puud neid vähem varjasid. Möödus tund ja Pärn hakkas tegevust otsima. Ta märkas, et ühes kohas oli hoone katuse rästas längu vajunud. Pärn leidis redeli ja ronis katusele ning hakkas rästast tagasi sirgu painutama, kui metsast kostis ingliskeelne hõige. Mida sa enda arust teed? Doktor Elise Schmidt oli kõhn hõbedaste juustega naisterahvas. Keskealine, aga heas vormis. Tema sarnasus Jane Goodallile ei võinud olla juhuslik. Schmidt lähenes aeglasel sammul ja jäi käed puusas Pärna põrnitsema. See on kõver. Ma mõtlesin... Nein. See on mul meelega nii keeratud, et vihmavett koguda. Palun keera see nüüd tagasi. Pärn tegi nagu kästud ja ronis katuselt alla. Schmidt ütles... Olgu see teie esimene õppetund. Ärge iialgi puutuge midagi, mida te ei tea. See käib nii minu asjade kui ka looduse kohta. Iga puuokse küljes võib olla madu. Iga kivi all võib olla skorpion. Ja isegi taimed pole teie sõbrad. Te ei kujuta ettegi, milliseid põnevaid nahaärrituse vorme vihmametsal teile pakkuda on. Siin saate te väga ruttu selgeks, et loodus pole teiesuguste turistide vastu kuigi armuline. Jah, doktor. Mis on teie nimi, noormees? Henrik Pärn. Pärn, õigus. Mina olen doktor Schmidt ja see on minu ekspeditsioon. Ma ei palunud instituudil mulle abilist saata. Ma lausa võitlesin selle vastu. Aga kui nad teid mulle siiski kaela määrisid, siis ma loodan, et neil oli vähemalt oidu saata mulle pädev eksemplar.
ma eeldan teilt täielikku kuulekust ja koostöövalmidust. Aga lähme nüüd tuppa. kui Schmidt hoone ukse avas ja Pärn sisse astus, võttis teda vastu jääkülm õhk, mis aklimatiseerumise järel osutus meeldivaks 29 soojakraadiks. Hoone esimene korrus oli ühtaegu ladu, töötuba ja köök. Schmidt lubas Pärnal ühes nurgas natuke kola kokku tõsta ja vabanenud pinnale oma madratsi panna. Hoone teisel korrusel elas Schmidt ja sinna Pärna ei lastud. Me oleme ekspeditsioonilaagris, kuid minu ja nüüd ka teie jaoks on see kodu. Kodus on teie asi valmistada sööki, teha erinevaid hooldustöid ja töötada retkedel kogutud materjalidega. Õhtu on varsti käes ja on tarvis, et te teeksite meile õhtueine. Kuid enne on mul teile veel üks ülesanne. Ma juba nägin, et teile meeldib ronida. Ma olen tegelenud kaljuronimisega, doktor Schmidt. Väga hea. Te kindlasti märkasite masti päikesepaneelidega. Neid on tarvis aeg-ajalt puhastada linnusitast ja lehtedest ja okstest, mida tuul sinna kannab. Praegu on tuulevaikus. Kasutage seda ära. Pärn turnis mööda terasest pulki 10 meetri kõrgusele, kus asusid päikesepaneelid ja nende ees tilluke hooldusplatvorm. Redeli pulgad olid kitsad ja alalisest niiskusest libedad. Redeli ümber polnud julgestustoru ning Pärn tundis end kui ennemuistne meremees, kes mastikorvi ronib. Selle masti tipust silmapiiri ei näinud, ent siiski avanes sealt hea vaade metsa avarale ülakorrusele, mis jäi madalamate ja kõrgemate puuvõrade vahele. Võrastikus hüppasid ringi ja käratsesid mustvalged pärdikud, koolobused. Pärn teadis, et šimpansid püüavad ja söövad neid. Koolobuste lakkamatut lärmi kuulates ei olnud Pärnal neist ka kahju. Kui Pärn oli paneelid harjaga puhtaks nühkinud ja alla roninud, kukkus päike juba silmnähtava kiirusega allapoole. Pärn valmistas Schmidti instruktsioonide järgi õhtusöögi. Köögis oli kotiga manioki juuri, mida kaupluse vanamees kohalikest küladest tõi. Schmidt õpetas Pärna maniokki koorima, vees leotama ja praadima. Saadud praekartuli taolisele toidule keetis Pärn lisaks pakikastet ja täiendas lauda konservköögiviljadega. Kui õhtusöök oli söödud, ütles Schmidt Pärnale hea tööd ja läks oma korrusele. Me uurime šimpanse 4 moel. Läbi otsese kontakti, vaatluse, rajakaamerate salvestiste ja aineliste leidude. Ütles Schmidt Pärnale, kui nad olid järgmisel hommikul pärast hommikueinet metsa läinud. Aineliste leidude? Pruugitud tööriistade, pooleldi söödud toidu, aga peamiselt väljaheidete. Me uurime nende sitta, noormees. Mitte eriti meeldiv tegevus, aga vajalik. See saab olema teie töö. Ma vist ei meeldi teile, doktor Schmidt. See veel selgub. Kuid teie lõhn on šimpansidele võõras ja ma ei saa teid neile lähedale lubada. Seega vaatlete teie neid kaugelt, kui see võimalik on, kuid muul ajal kogute ja uurite sitta. On see probleem? Ei ole, doktor Schmidt. Esimesel päeval Schmidt ja Pärn šimpanse ei kohanud. Selles polnud midagi imelikku, selgitas Schmidt. Šimpanside elu koosnes pidevast rändamisest äsja küpseks saanud viljade otsingul. Ekvaatorile nii lähedal valmisid viljad aastaringselt ja igal üksikul puul oli oma tsükkel. Schmidt teadis, kus kari viimati toitunud oli
ning nad hakkasid seal koos Pärnaga otsima märke nende liikumissuunast. Tundus, et šimpansid olid läinud kirdesse. Teisel hommikul läksid Schmidt ja Pärn Kilali metsa kirdepiiriks oleva jõe äärde. Šimpanse ei näinud nad ka sel päeval, kuid värsked väljaheited tõendasid, et šimpansid olid seal käinud. Jõe ääres oli palju viigipuid. Pärn ronis ühe viigipuu otsa ja viskas alla paar vilja. Schmidt hindas, et nende valmimiseks võis minna veel nädal või paar. Kari oli ilmselt sama arvanud ja jõe äärt mööda edasi läinud. 3. päeval jätkasid Schmidt ja Pärn retke mööda jõe kallast. Enne keskpäeva kuulsid nad kauget huikamist ja Schmidt kinnitas, et seda tegid šimpansid. Sarnaselt huikasid ka koolobused, kuid šimpanside huiked olid sügavamad ja Pärna arvates kõlasid need, nagu puhuks keegi didgeriduul lühikesi kõrgeid noote. Võta binokkel ja hoia maad ligi. Käskis Schmidt poolelt sammult peatudes. Pärn kuulas käsku, kuid ei näinud esialgu kedagi. Alles Schmidti osutamise peale märkas ta taimestiku vahel liikumist. Pärna esmamulje šimpansidest oli, et keegi oli pannud mööda metsaalust veerema tohutud vanaaegsed kahurikuulid. Šimpanse oli 5 ja nad kõndisid hanereas mööda jõekallast, toetudes sõrmenukkidele ja päkkadele. Nende kehahoiak ja liigutused tundusid Pärnale eraldi võetuna jäigad ja kohmakad, kuid nende kõnnak oli sellegi poolest sujuv ja suisa graatsiline. Aeg-ajalt tegid nad peatusi ja kuulatasid või nuusutasid tee äärde jäävaid põõsaid. Kogu salk peatus ja läks liikvele üheaegselt, koordineeritult, hääletult, eesmärgipäraselt. Nende ilme oli valvas. See on patrullsalk, selgitas Schmidt. Nad kaitsevad oma piire teiste šimpansikarjade eest. Kõik loomad olid pealtnäha ühesugused, kaetud musta karvaga, kuid läbi oma võimsa Nikoni binokli hakkas Pärn nende vahel erinevusi märkama. Ühe šimpansi alahuul oli pikalt välja veninud ja võdises kõndides vasakule paremale. Ühel oli pikk valge habe ja täkitud kõrvad. Ühe jalakarvad olid hallid ja meenutasid pükse. Kas neil kõigil on nimed? Küsis Pärn. Ma pole jõudnud. Karjas on rohkem kui 60 šimpansi ja ma olen andnud nimed üksnes neile, keda ma olen rohkem jälginud. Patrullsalk kadus silmist ja Schmidt andis märku edasi liikuda. Mõne aja pärast leidsid nad loodusliku lagendiku, mis oli vihmametsas harv. Lagendiku teises otsas liigutasid end tumedad kogud. Eesmine on Kristel ja tagumine on Tango, sosistas Schmidt. Tango oli Kristeli taga kummargil ja uuris põhjalikult tema selga. Kristel oli ühtlaselt mattmust ja veatu kasukaga, kuid Tango karv oli hall, hõre ja pulstunud ning ta pealagi oli paljas. Kristeliga võrreldes jättis ta rääbaka mulje. Tango pikad sõrmed sobrasid Kristeli karvades ja pistsid sealt aeg-ajalt midagi suhu. Kristelil oli käes kivi ja ta toksis midagi enda ees, kuid heitis aeg-ajalt kiireid pilke ülespoole. Oli ka põhjust. 2 šimpansi pea kohal rippus väet, mille küljes ronis 3. See oli alles ahvilaps ja näis ronimisega vaevu hakkama saavat. Pärn võpatas, kui lapse käed väädi küljest lahti pääsesid, kuid too ei kukkunud maha, vaid jäi jalgupidi rippu ja kõlkus nägusid tehes edasi-tagasi nagu nööril kuivav pesu. Siis avastas laps, et ulatab Tango kõrvalestast kinni haarama ja riputas end selle külge. Tango jättis Kristeli sugemise, tõstis lapse maha ja hakkas tolle külgi kõdistama. Laps väänles ja tegi nägusid,
kuni Kristel ta omale sülle haaras. Laps avastas Kristeli paksu nisa ja pistis selle omale suhu. Pärn lasi binokli alla. Kas me ei peaks seda filmima? Küsis Pärn. Siit saaks häid kaadreid, aga mitte midagi uut. Säästame akut millegi sellise tarbeks, millest teadusele päriselt kasu on. Mis selle lapse nimi on? Tal pole veel nime. Minu erialal pole tavaks šimpansidele enne esimest eluaastat nime anda, kuna imikute suremus on lihtsalt nii kõrge. Muistsed inkad, muide, toimisid oma lastega samamoodi. Kas Tango on tema vanaisa? Tõenäoliselt mitte. Emased vahetavad suguküpseks saades karja ja Kristel on pärit mõnest naaberkarjast. Pärn tõstis binokli taas näo ette ja märkas puuvõrades liikumist. Šimpanside must kasukas võis lagedal silma torgata, kuid võrastiku roheka hämaruse ja varjude maailmas pakkus see head kamuflaaži. Mida kauem ta vaatas, seda rohkem liikuvaid tumedaid kogusid ta eristama hakkas, kuni neid sai kokku ehmatavalt palju. Šimpansid olid vallutanud terve viigipuu, nagu hakid mõne papli linnapargis. Ma lähen ja vaatan Tango üle, ütles Schmidt. Kui ma teda viimati nägin, oli ta vigastatud. Sina püsi siin. Siin, kas kuuled? Ei sammugi lähemale. Schmidt hakkas šimpanside poole minema. Ta kõndis mõõdetud sammudega, tehes siin-seal peatusi, et ringi vaadata. Šimpansid jäid teda silmitsema, kuid ei teinud midagi enamat. Schmidt kükitas Tango ja Kristeli kõrvale maha ja hakkas Pärna üllatuseks Tango karva sugema. Ja Tango lasi sel sündida. Kristeli hoiak muutus sellest silmnähtavalt vabamaks. Laps ronis tema sülest maha ja tuli oma suurte silmadega Schmidti uudistama. Kui Schmidt oli lõpetanud, pistis Tango sõrmed omakorda Schmidti juustesse ja hakkas seal kiirete liigutustega tuustima, otse kui nõeluks. Pärnal oli valus vaadata, kuidas šimpans Schmidti hõbehalle juukseid kiskus. Ent kui see Schmidti ka häiris, ei näidanud ta seda välja. Midagi maitsvat leidmata lõpetas Tango varsti selle tegevuse, kuid Schmidt käis terve eaka šimpansi selja üle. Leitud parasiit teda suhu ei pistnud, vaid poetas need maha. Vahepeal ronis ülejäänud kari viigipuu otsast alla ning jagunes väikesteks rühmadeks, kes samuti üksteist sugema ja siestat pidama asusid. Mõned šimpansid tulid Schmidti nuhutama, kuid enamik ei teinud tema kohalolekust väljagi. Tundus, et metsa all võtab kohe maad keskpäevane rahu, kuid siis katkestas seda üksik vali huige. Kari reageeris sellele ja huikas vastu. Pärna arust kõlasid need huiked teistmoodi kui enne, ärevamalt. Puude vahelt kargas välja suur, punakas pruuni karvaga isane šimpans. See pidi olema karjajuht Rusty, otsustas Pärn Schmidti jutu põhjal. Rustil oli käes jäme puuoks, mille ta hooletult lagendikule heitis. Tema karvad olid turris ja kihvad paljastatud. Rusty tormas kriisates lähima 300 šimpanside rühma poole, kes tema eest viivitamatult põgenesid. Rusty muutis suunda ja ajas veel ühe samasuguse rühma laiali. Siis jäid talle silma Tango, Kristel ja Schmidt. Tango tormas oma kõrge ea kohta ülimalt kähku minema ning Kristel haaras maast lapse ja ronis lähima puu otsa. Ainult Schmidt jäi paigale ja suur šimpans sööstis kriisates nagu vägivalla kehastus otse tema poole.
Paar nädalat pärast suure linnu maandumist istus Tiina jämeda oksa peal ja noppis kobarast marju. Marjad polnud veel päris valmis ja koosnesid suures osas kõvadest seemnetest, kuid see oli kõik, mis tal oli õnnestunud endale krahmata. Ülejäänud kari oleskles puu all. Nende kõhud olid küpseid marju täis. Kui puu hommikul avastati, tormas kogu kari kohale ja ronis pidusöögile. Ka Tiina läks teistega kaasa, kuid temal oli vaja Matildat hoida ja ühe käega ronis ta palju aeglasemalt. Kui ta latva jõudis, oli enamik häid marju juba läinud. Talle jäi ainult see poolvalmis kobar. Tiina oli üksi, nii üksi. Tema kunagine eeskujulik karvakasukas oli pidevast puude vastu sügamisest määrdunud ja pulstunud. Tema selga vaevasid parasiidid, ent ta ei saanud neile kuidagi ligi. Matilda ei osanud tema karvastikku sugeda ja Tiina aina sügeles. Ka teised ahvid ei tahtnud teda sugeda. Tema suges neid küll. Käis arglikult ühe juurest teise juurde ja noppis karvade vahelt söödikuid. Ent kui ta oli töö lõpetanud, läksid teised lihtsalt minema ega vastanud samaga. Asjad polnud alati nii olnud. Alles kuu aja eest oli Tiina olnud üks tähtsamaid emaseid. Tiina seljas turnis toona tema esimene lapsuke ning kõik tahtsid tema sõbrad olla, teda sugeda ja tema vastu liibuda. Ta igatses oma eelmist lapsukest siiani. See oli olnud üks korralik ahvilaps, kes meeldis kõigile peale vana Rasti. Siis aga tuli halb päev ja Tiina jäi üksi. Oma leinas unustas ta teistega seltsida ja jäi neile võõraks. Matilda leidmine vähendas tema leina, kuid Matildat teised omaks võtta ei tahtnud. Nii oli Tiina suures karjas üksi ja kehvas toitumuses. Mitte ainult Tiinal polnud muresid. Hommikuse viljapuu oli avastanud noor isane nimega Joffrey, kes upitas sellega oma staatust. Paraku Rasti arvelt. Täis kõhuga otsustas Rasti karjale meelde tuletada, kes on juht. Rasti tõusis järsku suure ja ähvardavana püsti ning tema punakas karv oli sõjakalt puhevil. Ta tormas ette hoiatamata Joffreyle kallale ja hakkas väiksemat isast halastamatult selja tagant tümitama. Joffrey ainsaks väljapääsuks oli üsna ebaväärikal kombel põgeneda. Niisama lihtsalt oligi Rasti staatus taastatud. Tiina vaatas seda ohutust kõrgusest ja meenutas, kuidas ta samamoodi märatseva Rasti eest põgenedes oma lapse maha oli pillanud. Rasti oli abitule olevusele kallale sööstnud ja jätnud temast järele üksnes lehekõdusse trambitud liikumatu tombu. Tiina oli tompu kaasas kandnud, kuni see haisema hakkas ja selle siis maha visanud. Ta oli tombu kõrval istunud ja õrnalt huiganud, kuid sellest polnud midagi tulnud. Varsti olid tombu katnud värvilised liblikad, kes oma pikkade nokkadega tompu hellitasid. Hiljem tulid kärbsed. Tiina oli viimaks loobunud ja ära läinud. Ta ei pidanud Rasti vastu otsest vimma. Suured isased käitusidki nii. Aga see oli tal meeles. Tiina kallistas Matildat ja otsustas, et oma uut lapsukest ta enam niimoodi maha ei jäta. Rasti tormas raevukalt kriisates Schmidti poole, aga Schmidt ei liikunud paigast. Pärna peast jooksid läbi erinevad tegevuskavad. Minna appi või katsuda toimuv kähku filmilindile saada, kuid kummakski polnud aega.
üle jäi üksnes pealt vaadata. Milline stseen see oli? Pärna aiu tulvas adrenaliin. Midagi võrreldavat oli ta tundnud üksnes kalju seinal elu ja surma vahel rippudes. Ta ei hoolinud enam Schmidti keelust. Ta jooksis lagedale ja toetas binokli langenud puutüvele, et toimuvat paremini näha. Schmidt kükitas ja viskas midagi enda ette maha. Rusty peatas oma sööstu, võttis maha visatud asja üles ja pistis suhu. Rusty turjakarvad vajusid aeglaselt alla ja ülejäänud kari rahunes sellest silmnähtavalt. Siis kõndis Rusty vaaruval sammul minema. Pärn jälgis imetlusega suure šimpansi seljal mänglevaid lihaseid. Pärn ei olnud just viletsa keha ehitusega ja teadis seda hästi, aga selle ahvi kõrval tundis ta end alaväärsena. Milline jõud neil lihastel pidi olema? Herr Tamt! Käratas Schmidt, kui ta tagasi tuli. Ma ju käskisin teil olla seal, kuhu ma teid jätsin. Ma tahtsin... Mind ei huvita, mida te tahtsite. Te kuulate käsku. Ma tahtsin paremini näha, kuidas see neetud ahv teid lõhki kisub. Olen ma 3 päevaga teid juba nii kaugele viinud. Oh, te vaene noormees. Aga kannatage veidi, palun. Pole sugugi välistatud, et te näetegi veel mõnda lõhki kiskumist. Ehk isegi teie enda oma. Mida te sellega mõtlete, doktor Schmidt? Enamasti šimpansid inimesi ei puutu. Enamasti. Kui te oleks tõmmanud Rusty tähelepanu keset tema jõudemonstratsiooni, siis poleks ma teie elu eest küll sentigi andnud. Rusty veri vemmeldas ja ta oleks näinud teis võõrast isast oma territooriumil. Kas teile primatoloogia osakonnas šimpanside käitumisest üldse midagi ei räägitud? Räägiti küll. Mind hoiatati ka teie iseloomu eest, aga ma ei kuulanud. See mind ei üllata, et ei kuulanud. Aga ma ei hoia teid siin kinni. Lahkuge, kuna iganes soovite. Ma ei lase teil mind välja süüa, doktor Schmidt. Ma jään. Kui Schmidt oli maha rahunenud, läks ta uuesti karja juurde ja jagas tunni aja pärast naastes Pärnaga uudiseid. Kõige tähtsam oli see, et Susie nimelise emase kõht oli jõudsasti kasvanud. Susie tiinuse jälgimine oli Schmidtile äärmiselt oluline ja tema hinnangul oli poegimiseni jäänud veel vaid mõni nädal. Teine oluline uudis oli see, et vennad Swanson ja Bolt olid endiselt sõbrad, mis kinnitas nende vahelise sideme tugevust. Ehkki üks oli Rusty ja teine tolle rivaali Hobarti liitlaseks hakanud. Kolmandaks oli Hobart hakanud sugema ka Rusty peamise liitlase Emilioga, mis tegi Rusty jalgealuse ebakindlaks. Karja võis oodata ees tõsine võimuvõitlus. Ah jaa, ütles Schmidt, Tango haav oli hästi ära paranenud. Schmidt oli korjanud mõned värsked väljaheiteproovid, mis võisid olla Tango omad. Schmidti huvitas, kas Tango oli mingeid ravimtaimi söönud. Šimpansid tundsid ja sõid neid mõnikord, aga kui söömist pealt ei näinud, oli ainus võimalus selle teada saamiseks otsida nende väljaheidetest korralikult seedumata taimejäänuseid. See, ütles Schmidt, on nüüdsest Pärna töö, mida ta peab oma vabast ajast tegema. Pärn leppis sellega. Vaba aega anti Pärnale isegi rohkem, kui ta arvanud oli. Schmidt käis iga päev metsas, aga Pärna ta alati kaasa ei võtnud. Oli üks eriline šimpansirühm, keda Schmidt käis jälgimas eranditult üksi. Kõik šimpansid Kilali metsas kuulusid ühte suurde karja, kuid see kari jagunes pidevalt salkadeks, kes toiduotsingul või patrullides ringi rändasid. See oli tavaline käitumine, kuid teatud noortel šimpansidel
oli tekkinud harjumus tuumikkarjast samas koosseisus vahel lausa mitmeks päevaks eralduda. Nõnda järjepidev omaette hoidmine võis tähendada karja peatset lõhenemist. Mis kõige kummalisem, selle rühma juhiks oli alati sama emane. Emased sattusid šimpanside hierarhia tippu üliharva ja säärane areng oli uurimist väärt. Schmidt ei tahtnud seda rühma Pärna-taolise võõra kohaloluga häirida. Pärn ütles, et saab sellest aru. Pärn saigi sellest aru ja ei kurvastanud eriti. Päevad Schmidti seltsis, kes võis iga väikese asja peale su näo täis sõimata, olid kurnavad. Kui Schmidt ära oli, uuris ja kirjeldas Pärn ainelisi leide ja tegeles oma väitekirja koostamisega. Kõik andmed selleks tuli tal endal koguda, sest Schmidt oma materjale temaga ei jaganud. Lisaks teadustööle käis Pärn ka Schmidti jalgrattaga kaupluses varusid täiendamas ja tegi muidugi koduseid töid. Elu Kilalis osutus teistsuguseks, kui Pärn arvanud oli, kuid mõne nädalaga tekkis sellesse teatud rutiin. Kilali metsas oli arvukalt radu ja Schmidt oli tähtsamad neist aerosoolvärviga märgistanud, eeskätt need, kus olid rajakaamerad. Kogu metsa peale oli tal 14 hinnalist infrapunaanduriga digitaalset videokaamerat, paigutatud strateegilistes kohtades puude külge. Oma retkedel vahetasid Schmidt ja Pärn kaamerate akusid ning vajadusel ka mälukaarte, kui sinna oli jäänud huvipakkuvat videomaterjali. Enamik materjalist oli kasutu ja näitas kaamerast mööduvaid metssigu, okassigu ja kabrikuid. Vahel aga jäid kaadrisse ka šimpansid. Schmidtil ei olnud kunagi võimalik korraga kogu karjal silma peal hoida ja seetõttu oli rajakaameratest saadav materjal väga väärtuslik. 4. nädalal pärast Pärna saabumist olid Schmidt ja Pärn rännakul Kilali idapiirile. Nad tegid peatuse rajakaamera number 7 juures. Schmidt läks kaamerat kontrollima ning Pärn uuris maapinnal leiduvaid jälgi ja muid asju, kuna tegu oli mitme raja ristumiskohaga, mida külastasid paljud loomad. Äkki märkas ta midagi, mis džunglisse ei kuulunud. Ma leidsin riidetüki, hõikas Pärn. Schmidt ei vastanud ja Pärn jätkas maapinna uurimist. Mõne aja pärast hõikas ta uuesti. Doktor Schmidt, siin on veel mõned. Minu arvates on need verised. Doktor Schmidt. Schmidt oli süvenenud salvestiste vaatamisse ja märkas Pärna alles siis, kui see verise riideriba talle näo ette tõstis. Jah, ma näen. Siit ida poole on üks küla. Aeg-ajalt satub sealne rahvas Kilalisse. Ilmselt veristas mõni külaelanik end okaspõõsa otsas ära. Ma ei tea, doktor Schmidt. Siin on päris palju verd. Pole meie asi. Me uurime loomi, mitte inimesi. Selge, doktor Schmidt, vastas Pärn külmalt, kuid sisimas sai ta vihaseks. Kuidas võis Schmidt nii hoolimatu olla? Inimene oli siin viga saanud, võib-olla surnud. Ehk oli ta kaamerasse jäänud. Kui nii, võis see video inimese omastele ja ametivõimudele väga oluline olla. Schmidt aga kustutaks selle kohe maha. Oli see ju šimpansidesse mitte puutuv ja seega ebaoluline. Mida see Schmidt seal vaatab? Kas ta kustutabki praegu just seda videot? Pärn teeskles, et jätkab maapinnalt jälgede otsimist, kuid liikus seda tehes aeglaselt Schmidti selja taha ja kiikas üle tema õla. Schmidt kuulis Pärna ja sulges kähku video,
kuid Pärn oli videot juba näha jõudnud. Mida? Sasistas Pärn. Mida kuradit? Te kuulsite esimest osa Jaagup Mahkra õudusloost Matilda. Järgmine osa täpselt nädala pärast. Kui aga jutt lõppes liiga põneva koha peal ja nädala aega kannatada ei jaksa, siis hakka meie toetajaks lehel patreon.com/tumedad tunnid ja kuula tervet juttu algusest lõpuni juba praegu. Seni jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Kõhedate kuulmisteni!